Väga gei algus. Juba kammib. Tere hommikust. Nii, sama jama mis eile, lähme sööme alguses ja siis lähme vaatame edasi. Täna tahaks jõuda Fushimi Inari Taisha alustuseks. See on need 1000 punastori väravat. Ja ma arvan, et me üles ei kõini tõenäoliselt, see on nagu liiga surmast. Nii et lähme vaatame ära, siis saame linnukese teha, et tehtud. Kohe näha, et ei ole Tokyos. Jäime praegu Subwayst maha ja järgmine läheb 20 minuti pärast. Retro Jaapan, aga õnneks saame väga lähedale sinna Fushimi Inari Taishale. Teine kultuurishokk. Rong jõudis 10 minutit varem kohale ja nüüd me istume siin sees 10 minutit ootame. Mitte nii, et keegi jääb maha midagi, sellepärast et ei jõudnud sisse. Selle jaama nimi on Fushimi Inari ja see on see koht, kuhu me praegu teel oleme. Ma pean natuke konsulteerima oma GPS-iga, et kuhu minema peame, aga enam-vähem vasakule ma tean. Siin on juba näha rahvamassi. Me kõnnime meelega valel pool teed, sest siin on vari. Raili life hacks. Ma ei tea, midagi on nendes raudteeülesõitudes. Mulle räigelt meeldib, need on nii lahedad välja niisugused. Ja need juhtmed, mis ripuvad, something cool about it. Okei, mulle tundub, me oleme õigel teel, seepärast siin näitab, et Inari Station ja üks Torii Gate. Ja seal ma juba ühte Torii Gate'i näen ka. Ilusti kõik on punaseks värvitud, et kõik oleks ühtekas. Need trainline'id on lahedad. Nii. Esimene Torii Gate. Siia oleks pidanud ka õhtul tulema, aga teeme tähtsad asjad ära. Vaatame, mille jaoks aega on. Õhtul ma olen pilte näinud, et siin on enamus on kõik valgustatud nagu. Oh, näe. Rebased. Kitsune. Väga ilus. See on palvekoht, jah. Palvetus tehtud. Raili andis seljakotti mulle. Küsis, kas ma tahan tassida seljakotti siin? Muidugi tahan. 35 kraadiga seljakotti tassida. Aga Raili ka tahab nii väga. Nii et me pidime kohe kaklema, kes meist saaks. Siin saab uuesti palvetada. Me juba palvetasime. Liiga palju ei tohi ka palveid saada. Kas siin on hobune või? Ära üles. Vist. Nii. Kõige ikoonilisem shot vist üldse. Väga palju inimesi. Käidud. Põhimõtteliselt sinna selja taga kaugel mägedes on hästi pikk, kuidas siis öelda, mul mõni kaart on siin kuskil, mida ma saaks näidata teile või? Jah. Ma ei tea, kui pikk see on täpselt, aga me käisime siis võt siin alguses Site for Shinto Rituals, Okumiya ja siis läheb edasi Senbon Tori, 1000 Torii Gates mägedesse ülesse ja see on vist mingisugune päris mitu kilomeetrit, minu arust oli 2 või ma ei tea, ühesõnaga vahet ei ole. Mäkke tõus, väga mitu kilomeetrit mäkke tõusu sellise kuumusega. Ma olen rahul sellega, mida ma siin täna näinud olen. Raili ka. Läheme JR tiketeid ümber tegema. See on nagu Lucky Cat, aga Lucky Fox hoopis. Sa filmid jah? Ma filmin jah. Kas sa nalja teha praegu? Donkis, kas see on väga rets nali või? Äkki just inimestel läheb peale, tahad äkki jagada?
ma panen korra kinni. Tunnistan üles, see oli väga vürtsikas nali ja ei oleks sobinud siia YouTube'i kanalile. Me oleme ikka question. jah, klassi. Very demure. Nii, ja davai, Raili tahab apelsini. Palju maksab apelsin üleüldse? 6 sotti, see on päris kallis, aga no okei. Aga mul on 1000, okei. Ühesõnaga, apelsin jääb kasutusse. Lihtsalt laseb püreestab seest ära, Raili nägi kellegi käes ja siis oli vaja. Väga hea, üks apelsin 4 euri, totally worth it, parem oled. No nii, kuidas on? Üks lonksi otsas või? Not worth it. Not worth it, miks ma nii arvasin? Raili ütles, et see on kõige mõttetum raha raiskamine, mis me see reis teinud oleme. Lihtsalt 2 ampsu ja otsas 4 euri, üks apelsin. Nii palju raha on makstud, sa pead koore ka ära sööma, Raili. Jagan teiega elusaladusi. Ärge ostke jumala eest seda apelsini kuskil seepärast, et esiteks 2 lonksu, teiseks sa ei saa seda kuskil ära visata ja siis on sul käed selle apelsiniga koos ja kõik kohad on magusad ja kleepuvad. See on nagu kõige sitem asi, mis ma ostnud oleme vist. Kyoto Station. Kyoto Station on päris suur, me ei suutnud leida JR ticket office'it. Päris kaua otsisime. Hello! Lõpuks leidsime õnneks, saime enda uued piletid endale. Ja nüüd on hommikune Starbucks, et saada vürtsu ja jõudu, on ju? Veider asi võib-olla mida öelda ja üks asi, mida ma igatsema jään Jaapanist on see, et nagu kogu aeg on mingid helid ja tuled. Ja kogu aeg toimub midagi igal pool. Eestisse lähme, siis kõik tundub tõenäoliselt mingi mega vaikne lihtsalt. Meil on retrorong. Nii, me liigume niisugusesse kohta, nagu siin on mingi bamboo forest, ehk siis bamboo mets ja mingid ahvid võib-olla kuskil, kui veab. Peale minu siis nii-öelda. Mõni turistike siin on, mõni mammi. Meil tuleb näe vastu üks mees ja tal on puhvis nagu vest. Sellepärast, et vaata, neil on fännid küljes. Väga laedad asjad, ma tahan ka Eestis sellisega kõndida suvel, sa oled kõige veidram inimene, olgem ausad. See on siuke innovatsioon kui mees. Kellegi kodu huvitav, väga ilus. Ma ennem ei ole tähelega pannudki, aga siin on jäätise vending machine ja praegu kuluks väga hästi ära üks jäätis ka. Thanks for ice cream. Rahvamass on meeletu, aga jõudsime kohale põhimõtteliselt. See on ilus. Raili nägu kohe, kui kliimaga ruumi saame. Naeratab, särab, kõik on hea. Särab, see on higi. See on higi. Ma ei tea, mis värk siin on, aga siin on nagu Snoopy väga popp asina. Katsura jõgi, minu arust peaks olema selle asja nimi. Ma tahaks sinna vette kasta ennast. Täitsa ilus vaade. Me oleme nüüd teel sellise asja nagu Arashiyama Monkey Park ja mäest üles kõndimine võtab 20–30 minutit aega. Me oleme jõudnud, ma ei tea, suht kaugele. Ma ei tea, kas me juba oleme või hakkame jõudma õigesse kohta. Õnneks on siia tehtud mingi air conditioner room. Väga rets on õues praegu. Õhk ei liigu. Mäkke tõus. See on vist kõige retsim asi, mis me üldse terve reisi ajal teeme. Puhkame natuke, lähme vaatame ahve. Don't point directly at monkeys. Hello. Ja kus mu lubatud ahvid on? Lähme vaatame vaadet.
Kus me osta saame toitu? 100 jenni. Anna mulle 100 jenni. Siis lähme sinna poole, seal on üks vaba ahv. Hello, monkey son. Mis su nimi on? Monkey son. Vaata, et ta ei küünista sind, saad veel monkey boxi endale. Ta tegi katki. Why you break it? Kas sa mu käest kinni saad võtta või? Oi, ei tohtinud või? Sorry, monkey son. I stupid Estonian. Tahad veel natuke või? Absti! Miks ta ainult kools peaks tahtma? Kus ta vaatab? Ta nagu ei julge silma vaadata korralikult, noh. No võta veel üks söö, noh. Itadakimasu. Siin sees ei ole kliimat. Samas, vaata millised aknad, siin ei ole pointi kliimal, vaata. Lõpp kokkuvõttes oli natuke liiga rets. Kas võtame igaks üks vett või meil on vett või? Meil on vett, okei. Ma oleks ühel kogemata peale astunud. Sorry mees. Aga siin on mingi beebi ju. See on 3 tükki. Kui väga tiibiks minna, siis inimesed on main attraction ja ahvid vaatavad meid seda pidi. See oli katsumus, noh. Mis sa arvad, et oli väärt, ne? Ma ütleks nii, et tore, et me tulime. Nagu selles suhtes. Niimoodi nii lähedalt ahve vaadata ja nii edasi vabas looduses. Jällegi, noh, pole varem olnud sellist võimalust, vaata. See Monkey Park võttis füüsiliselt lihtsalt nii läbi. Ma tahtsin, et sa ka peal oleksid. Füüsiliselt nii läbi, et me mõtlesime, et on aeg kodu poole minna. Jalutame vaikselt kodu poole, lihtsalt üldse ei jaksa enam. Aga siis tee peal käime kohtadest läbi. Ja siin on Apple'i flagship store või mis iganes. Kuskil oli kirjas, et ma filmida ei tohi, aga see on väga palju inimesi. Aga mis on lahe, on see, et need reklaamivad Apple Vision Prod. Ma tahaks näha seda, Eestis seda ei ole olemaski veel. Üles leidsime. Ja, aga kõik on jaapani keeles. Aga lahe näha. Päris elus. Nojah. Hello! Lähed siin on? Siin on ära peidetud väga kõrval tänavasse, inimesi väga ei ole. Croissandi sees pehme jäätis. Sellised asjad. Sa võid võtta ila jookseb juba, ma tean. Taste test. Minu oma väga hea. Vähem maitseb sinu oma. Raili võttis virsiku jogurti maitse. Väga kurb, see on nagu natuke kaugemalt, keegi ei teagi, et siuke asi siin eksisteerib. Croissandi sees jäätis. Väga hea. Mis siin toimub? Politseiga no war, no base. Vanema generatsiooni inimesed. Free Palestine. Okei, väga huvitav. Mulle meeldib, see oli 20 inimest. Ja pooled olid politseinikud. Üks minu bucket list asjadest, mida ma tahtsin proovida Jaapanis kindlasti, on niuke asi nagu yakiniku, kus sulle tuuakse lihalauda ja sa ise grillid seda. Ja täna õhtusöök on siis yakiniku restoranis Railiga koos. Ootame oma liha, võtsime vaagijut ja kimchit ja mingid grillitud vegetable ja lehmakeelt ja paneme siis mõned vegetable ka siia peale. Lihaks on meil siis standard beef tongue ja siin on erinevad vaagitükid, lean meat, kalbi ribs, Japanese red beef loin.
muidu on 30 sekki ühelt poolt, 30 sekki teiselt poolt ja siis on valmis. Siis ma ostsin juurde, ostsin kipsit juurde. See roheline on extra spicy, olete vaatama. See on väga valmis. Mul üks tükk oli cook to perfection. Keegi meie lauas meie kõrval tellis laavat vist. Väga õige. Päris cool. Siin restoranis toimub huvitavaid asju. Praegu toodi välja lihahunnik, mis nägi välja nagu tort säraküünlatega. Kui palju maksab Eestis mingi resto kõhutäis? Me tavaliselt Railiga käime näiteks, söökoha nime on Võsul see Alto Resto. Võtad sealt niisama fish and chips. Ega sa vastu posti hakkad kõndima. Fish and chips ja siis lihtsalt mingi jääkohvi. Läheb mingi 45 €. Praegu meil oli wagyu, meil oli lehmakeel, meil oli kimchi-salat, tavaline salat, õlu, apelsinimahl, vegetables, grillitud vegetable'id, 51 €. 51 €. Ainuke põhjus, miks Jaapanisse kolida ei saa, on see, et siin on 34 kraadi sooja suvel. Muidu võiks, elu on odav. Okei, aga kommenteeri siis õhtusööki. See on päris hea, nagu ma ei ole, polegi varem nagu vaagid söönud. Nii mahlane, põhimõtteliselt sulab suus ära. Päris hea. Aga nüüd on kell 7:30 ja hakkame vaikselt kodu poole minema. Aitab küll tänaseks. Homme on midagi lahedat. Ma vist ei olegi öelnud, et mis homme saab. Ma olen vist kaameras rääkinud. Meil vedas ja me saime Pokemon Cafe's laua. Aga ma nagu ei usu seda. Nii et ennem ma sellest kindel ei ole, kui ma päriselt seal laua taga ei istu. Homme lähme Osakasse hommikul vara, paneme asjad ära hotelli ja siis jalutame Pokemon Cafe'sse ja sööme kõhu täis koos, ma ei tea, Chef Pikachu või kes seal on, ma ei tea. Me oleme tagasi siin, kus Raili sai kõige parema gacha auhinna üldse. Kaotajad annavad alla ja meie ei ole kaotajad. Sedasi need hasartmängud töötavadki. 2000 jenni, võtke kõik mu raha. Raili, siit tulevad vist ainult need. 2 tükki järjest. Siit, see. See oli vapsi kärme. Anna ma hoian kommi. Oi. Sulle meeldib kruvida pinget või? Anna ma aitan sind. Vajuta lihtsalt siia nii. Oi, võti. Oi, võti. 54. 54. Kurat, sitt lokker. Mis sa nüüd saad? Kui õnnelik oled? Ma väga õnnelik. Palun? Toit on kohal. Ja ma võitsin peaauhinna põhimõtteliselt. Kõige kõvema asja. Viimane kengar. Ja ma võitsin.